trofeede näitus võrreldes nüüd Sagadiga, mis 2 aastat tagasi meil jälle oli. Et nende eripära on nüüd olnud see, et on väljas ainult vabariiklikul näitusel kuldmedaliväärsed trofeed. Ja suurusjärk iseenesest on ju sama, umbes 300 looma. Siin on trofeesid väljas praegu sellise kiire arvutusega oli 310. Päris kõike kuldmedali väärseid trofeesid väljas ei ole, mitte kõik ei toodud näitusele välja. Ja 2 aastaga on selge muutus näiteks Sokusarvede juures. Et Sokusarvi on meil juba kuldmedali väärilisi on 180. Et sellist asja ei osanud nagu tegelikult oodata, et kui veel mõelda selle peale, et meie metskits oli madalseisus siin 10 aastat tagasi, et sellele lisaks, et arvukus on hästi kiiresti taastunud, tegelikult on ikkagi väga-väga uhkeid ja ilusaid sarvi. Et just, et seesama, et see ligi 200 kuldmedali väärset sarve, mis nüüd ära hinnati. Siin on jah, sedasi väljas on, nii et sellist Sokusarvede seina ei ole see 20 aastat, mis mina olen näitustega pidanud tegelema, ei ole näha olnud. Aga kõik need muud asjad ka, täpselt niimoodi, Sokusarvi on meil palju, seakihvu on üldse, kuldmedali väärseid on ainult 20 väljas, et see oli ju tegelikult ette aimata. Trofeede hindamine on ikkagi väga-väga hästi paigas. Põhimõtteliselt ju millimeetri täpsusega mõõdetakse kõik kütitud loomade trofeed üle. Ja kui seda on kestnud juba 20 aasta, tegelikult pikema aja jooksul, 30 aasta jooksul, siis see statistika jääb ju alles. Ja kui sealt muidu ei saa, siis kas või keegi tudeng oma kursuse tööd tehes või miks mitte lõputööd tehes saab uurimismaterjali. See on üks väga oluline asi. Me saame statistika selle kohta, et kuidas meie loomatasurkonnad oma sellises füüsilises seisukorras on olnud. Ja teine asi on see ikkagi austus looma vastu. See, et näiteks kas või siin praegult on need mägrad või on need kährikud või suured kisked siin samamoodi. Peaaegad on ju ikkagi trofee olnud märk kütivõimekusest. Arvata on ikkagi, et enamus nendest trofeedest, mis siis sedasi uhkelt väljas on ikkagi veidi pikema töö, sellise jahi ettevalmistamise tulemus, kui lihtsalt see, et läksid korra metsa vahele ja sul oli lihtsalt pimedat õnne. Tipptrofeed on meil siin seesama Sokusarved siin väljas. Teisele poole jääb siis šaakalikoljud, et sellist kuldmedaliväärseid šaakalikoljusid ei oleks ju osanud 10 aastat tagasi mitte keegi aimata. Et šaakalikolju, kuna ta on uus tuli, muidugi hirvesarved ka siin. Võistlus saarlaste ja hiidlaste vahel. Põltsamaa lotsi võimalused on jälle teistmoodi, mis siin tehniliselt natukene nagu asja elevamaks tegi, oli see, et oli võimalik panna hirvesarved sellise lossimõõdus kõrguse peale üles ära. Eks seda turnimist oli siin paras jagu. Siin nüüd järgmiste stendide juures, põdrasarvedega on ikka nii nagu meil läbi aastakümnete juba, et hindamise juures, kui siin kuskilt 150 põtra võiks olla medaliväärsete sarvedega, siis kuldmedalile ega üle 5-6 ikkagi ei tule. Ja see aasta on täpselt selline tavapärane. Et mis siin veel, karud nii nagu nad ikka on, kuldmedaliväärseid oli siin, kas oli äkki 9, peab üle lugema. Suures õhinas üles panna ei ole päris pähe kulunud. Ja muidugi hästi väheks on jäänud, mis on ka ette aimata, et ilveseid ja nüüd juhtus ka sedasi, et kährikud kuldmedaliväärset ei olnud võttagi. Et väljas on tegelikult kõige suurem kährikukolju, mis oli, on pronksmedali vääriline. Mägrakoljud siin, ilveseid on 4 tükki kuldmedaliga. Me oleme oma 13. trofee näitusega ikkagi väga uhkelt hakkama saanud. Meil oli hindamisel ligi 1800 trofeed.
sellist kogust ei ole varem kunagi olnud. Ja me oleme ka oma hindamise sellise võimekuse juures ikkagi täiesti arvestatav. Aga selliseid tehnilisi asju nüüd kütid, kes siis trofeesid hindamisel saadavad, et meil on läbi aegade nüüd olnud erinevaid viise ja põhimõtteid ja siin viimastel aastatel oleme katsetanud just seda, et oleks hirvesarvede ja sokusarvede hindamine oleks lihtsam, siis hindamisele oleme palunud tuua trofeed ilma aluseta. Aga nüüd näituse ülespanekul tekitab see tegelikult väga palju lisatööd ja tegelikult ka muret. Sellepärast, et neid transporditakse, neid siin üles pannes, sättides on ilma aluseta trofee on tegelikult väga palju õrnem kui alusega. Nii et selline palve küll, et edaspidi, kui meil lootuses, et meil ikkagi need näitused on sama uhked, et peaks korralikult läbi mõtlema selle, et kuidas tagada see, et peale hindamist ja kui jääb see põhimõte, et kuldmedalid väljas on vabariiklikul näitusel, et mehed saaksid oma trofeed tagasi, seal jääb kindlasti 2-3 nädalat aega, et need trofeed oleks ka korralikult aluse peale pandud. Et see kergendab näituse ülespanekut oluliselt, aga ennekõike selle jaoks, et need trofeed ei saaks ei transpordil ega ka näituse ülespanekul ja näitusel olemisel põhjendamata kannatada. Selline mõtlemise koht kõigile meile ja arutada, et kuidas me saame järgmistel kordadel asja veel paremini ja veel uhkemalt ära korraldatud.